Tere ja tervitan kõiki kuulajaid, vaatajaid. Minu eluajal selliseid asju ei ole, vähemalt selle eluajal ei ole olnud selliseid muutusi nagu praegu. Et see on ju ette teatatud, et on ees suur muutuste aeg ja see on nüüd meil käes. Ja need sündmused, mis praegu toimuvad, need põhjustavad väga suuri põhjalikke muutusi. Mina võiks rääkida sellest, et meil on palju teateid antud, mitte ainult minu kanaldajate kaudu, vaid ümber kogu maailma antakse sarnaseid teateid väga paljude kanaldajate kaudu universumist. Et me ei ole kunagi üksi, alati on universumi meile nähtamatud olendid meiega kaasas, nad näevad, nad vaatavad, nad teavad, mis siin toimub kogu maal ja meist igaühega. Kõike teatakse. Põhiline asi, mis meile öeldakse, on, et ei ole tarvis kunagi hirmu tunda selle eest, mis tulemas on. Et kõik, mis toimub, ei ole mitte õnnetus, vaid see toob suured muutused maale, et see on kõige kõrgema valve all, täpse valve all ja ainult kõige kõrgem teab, mida ja kuidas kõik läheb. Põhiline, et ärge tundke millegi ees hirmu. Ja võib-olla ma nüüd räägiks täpsemalt, et teateid antakse näiteks minule, et kuna ma olen väljadega tegeleja, mitmesuguste väljadega, nagu on leiliinid, valgussambad, valguskolmnurgad, energiate muutmised maal, kus mul on käia tulnud palju universumi juhendusel. Teated antakse täpsemad neile, kes asjadega tegelevad. Ja võiks öelda, et minul on neid kanaldajaid õige mitu. Eestis on neid mitu, Soomes on neid veel rohkem. Üksteisest sõltumatult antakse teateid, mis on samalaadsed. Teateid tuleb ka mujaltki, Erkki Toomale ja muide kaudu. Tekisi taas mieli mennä sille tasolle, koska en mä ihmisenä osaa sitä teitä neuvoa. Ehkä minä jälleen nousen esiin. Ehkä kaikkein tärkein asia, että jokainen ihminen ajoittain pitäisi näitä tällaisia hiljaisia hetkiä. Eli hiljentyy ja aistii, miten he avaavat itsestään minut. Ja kun tätä työtä oppii tekemään oikein osaavasti, eli kykenee irtautumaan omasta kehostaan siten, että minä kykenen asettumaan ihmisen fyysiseen tilaan. Jokainen ihminen kehittyy omaksi osaajakseen. Sinikka Sihvose kaudu Jakats Plejaadidelt räägib ka paljusid asju, mis põhjustab jää sulamist. Ja Jakats hakkas rääkima nii. Se sulaa, mutta että aina on ollut maapallolla on mantereet yhtyneet ja tämä niin kuin koko ajan, että ytimestä saakka siellä on tämä muutos käynnissä ja huomatkaa, että ei ole pelkoa, koska nyt on yksilönä koettu niin paljon pelkoa ja se pelko nostaa myöskin hyvin voimakkaasti sitä mikä ei ole toivottavaa. Silloin kun on toive ja eteenpäin suuntautuminen, niin ihminen myöskin ymmärtää, mitä hän voi tehdä, mutta pelossa se energia jähmettyy. Ja tämä on niin kuin ihan yksilötasolla niin varteen otettava huomio, eli älkää jääkö pelkoon, vaan siihen, että kun on toivoa, sieltä löytyy aina myöskin sitä, että teitä autetaan.
Teillä on silloin myöskin sen tason auttajat. Te voitte tehdä työtä silloin maapallon hyväksi. Eli tämä kaunis planeetta, mikä on maa, niin ei sitä tuhota, vaan on oikeastaan kysymys, kun jää sulaa, niin kun se muuttuu vedeksi, niin vesi on tunneelementti. Ja sitä tunneelementtiä myöskin ihan niin kuin jokainen joutuu omassa elämässään käymään läpi. Se on myöskin tie eteenpäin. Siinä, koska tunteissa on myöskin se negatiivisuus, on viha, katkeruus, kauna. Mutta kun se muutetaan kirkkaaksi, niin tämä kuuluu myöskin maapallon nyt tähän kehitysvaiheeseen. Et inimeste tegevusel on küll mõju jää sulamisele, aga see mõju, inimestepoolne mõju on väga väike võrreldes sellega, mis on hoopis laialdasem, mis kaasneb praeguse ajatsükliga. Et jää sulamis suures ulatuses põhjustavad magnetjõujoonte ja magnetväljade kõikumised. Ja inimesed ei saa sinna mitte midagi teha, see jää sulab ära, sest see nii peab olema, see käib selle praeguse tsükli juurde. Vesi tõuseb, palju maad läheb vee alla, mis veel toimub. Meile seda ette ei öelda, aga öeldakse, et ainus asi, mis on, te ei tohi hirmu tunda. Et need on vältimatud asjad, mis tulevad. Ärge minge kuhugi, elage seal, kus te elate ja toimub see, mis toimub. Ainult ärge tundke hirmu, see ainult teeb halvemaks olukorra. See oli nüüd siis Jakatsi poolt plejaadidelt öeldud. Kalibrella kaudu räägivad plejaadlased ja peainglid. Isegi nimed öeldakse, kes teateid annavad. Universumis on nii palju olendeid, kes tegelevad maa asjadega. Me ei oska öelda, on neid miljoneid või miljardeid, lihtsalt ei tea. Aga nad räägivad, mis siin maal neile praegu muret teeb. Öeldakse nii, et maa tuum kuumeneb. Ja universumis olendid püüavad teda oma võimalustega jahutada, et maa ei läheks, ei sütiks põlema. Eks sinna muidugi aitab kaasa ka päikese seisukord. Päike on ju teistsugune, kui ta varem oli. Seda on meie teadlasedki märganud. Et üks asi on siis see maa tuuma olukord. Eks see maa tuuma olukord mõjutab ka neid magnetjõujooni mingil viisil. Kuidas kõik täpselt ei oska öelda. Mina ei ole teadlane, mina räägin seda, mis meile teada on antud. Siis mis neile universumis suurt muret teeb, nii plejaadlastele kui teistele. See on meie inimeste hoolimatus ja rumalus. Et nendest tuumareaktsioonidest ei teata veel kõike. Ja kõige rohkem muret teeb neile, et tuumajäätmed on laostatud nii, nagu neid ei tohiks laostada, ladustada. Universumis on hirm, et mõni suur tuumajäätmete hoidla plahvatab ja tekitab hiigel tulekahju. Nad jälgivad kõike, mis siin maal toimub, neil on oma mõõteriistad, oma vaatlusvõimalused, aga nad meie asjadesse väga palju sekkuda ei tohi. Tohivad ainult lubatud määral sekkuda. Aga seegi on ju suur asi, kui meile öeldakse. Minu raamatus on selle kohta kirjutis, see jälle plejaadlased andsid teada, et maal on kõik võimalused enda puhastamiseks. Et maal on tuli, maal on vesi, maal on tuul, maal on kõik võimalused enda puhastamiseks. Maa võib värinatega ära raputada kokku, kui suured linnad, mis ei ole sobiva koha peal või mis kuidagi nagu rämpsuna mõjuvad maale. Maa võib ära põletada isegi ookeani põhjast rämpsu. Orkaanidega võib suurt puhastust teostada maal. Nii et nii orkaanide kui
veetõusuga ja tormidega merel võib teha suuri puhastusi maa ise. Maa võib end täielikult ära puhastada ja on öeldud niiviisi, et see, mis te maale olete teinud, kui maa hakkab ise ennast puhastama, ärge teie siis hädaldage. Te olete maa hoidjad, te oleks pidanud maa puhta ja korras hoidma, aga te olete reostanud maa ja kui maa ennast nüüd ise puhastab, siis ärge hädaldage. Meile on universumi poolt antud internet, meile on antud televisioon, meile on antud need moodsad telefonid ja tahvlid, kõik need võimalused on inimkonnale antud. Me ei tea täpselt, kas see viirus, koroonaviirus tuli nüüd biorelva laboratooriumist või tuli ta universumist mõne kivikesega maale. Ükskõik, siin ta on, me ei peagi seda enam teadma, kust ta tuli, aga siin ta on ja levinud on ta väga tugevalt. Ja selle leviku taga on ju ikkagi inimesed ise ja mitte keegi muu. Ja see on tegelikult teisest küljest päris hea. Ühtepidi on ta ohtlik, et inimesed jäävad haigeks, aga teisest küljest, kui palju areneb elu edasi uue ajastu suunas, suured muutused toimuvad. Need inimesed, kes kunagi võib-olla ei ole arvutites ninapidi olnud, nüüd huvituvad arvutitest, telefonidest. Hoopis teistsuguseks muutub suhtlus inimeste vahel. Inimesed hakkavad mõtlema ja muutma elu. Aga elu tuleb muuta, ei saa vanaviisi edasi minna. Tegelikult pole see midagi katastroofilist, vastupidi, see suunab meid õigesse suunda. Ja minul näiteks mingit hirmu ei ole ja ma ütlen nii, nagu öeldakse, et Erki Toomala kaudu, et ärge tundke hirmu. See on kõige tähtsam, hirm tõmbab haiguse ligi. Olge rahulikud, tehke oma asju, mis teil on vaja teha. Ja kui teil on nüüd võimalus kodus olla, siis olge kodus, vaadake enda sisse. Maa liikus kindlalt 5. dimensiooni 13. jaanuaril 2020. aastal. Et siis valgus ületas tugevalt pimeduse ja tagasiteed sealt enam ei ole. Praegu maale ju antakse igasuguseid asju, igasugust abi ehitatakse ümber. Kristallvõret ehitatakse ümber. Siis inimkonnale on antud näiteks need Andara kristallid, mis olid peidus maa sees. Need kristalli on välja pandud andara.ee aadressil. Siis on antud inimestele jumalikud ravikoodid. Internetist võib kõike leida ja need on plejaadlaste poolt antud. Universum avab meile järjest uusi võimalusi ja väravaid. Muidugi on inimesi, kes kohe äri eesmärgil hakkavad neid asju ära kasutama, aga näiteks neid jumalikke tervise või parandamise ravikoode ei tohi müüa. Aga neid on seal üle 900, igaüks leiab omale vajalikku, et vähehaaval viiakse meid universaalsete tõdedeni. Ja mina näiteks nende koodide kohta küsisin Jakatsi käest, et kuidas neisse suhtuda. Ja Jakats ütles, et need koodid on head asjad, et universumi energia hakkab mõjuma just vastavasse kohta selle koodi kaudu. Need ei ole valed asjad, ütles mulle Jakats. Nii et kõike me ei saa eitada, mis on asju, mida tuleb südamega ära tunda, aga on asju, mida on võimalik niiviisi kontrollida näiteks. Meil on vaja igaühel ise endaga tegelda ja praegu selle olukorraga, mis on tekkinud koroonaviirusega, meid nagu vägisi suunatakse, vaadake, olge kodus enda sisse, tehke muutused, muutuge teistsuguseks. Selleks on aeg antud. Ja kui inimene muutub valgusrikkamaks, siis tal hakkavad avanema anded. Kõikidel inimestel on kaasa pandud, hingega kaasa pandud väga palju erilisi andeid, väga mitmeid igale. Me kõik oleme erinevad, ühtemoodi oleme ühesugused, aga ühtepidi oleme erinevad. Me ei saa avastada oma andeid, kui me ei tegele endaga, aga tegelda endaga saame ainult, kui me süveneme endasse. Ja praegu see aeg on just selleks antud. Ja see on õnnistus, ma ütleks.
Need, kes jõuavad kõrgemale, võnkesagedus kasvab, kui me näiteks oma peovälja ära puhastame, suudame ühendust saada, teadlikult ühendust saada oma kõrgema minaga. Teadmatult me võime sellega aeg-ajalt ühenduses olla, kõrgem mina teab kõike, mis me teeme, aga ta lihtsalt nagu kõrvalvaatajana, aga kui me teadlikult hakkame oma põhiliste päris asjadega tegelema, siis me jõuame ühendusse universumiga ja meile hakatakse andma teateid. Nii nagu mina näiteks olen aastaid saanud teateid ja juhendust universumi poolt. Juba 100 või natuke rohkem kui 100 aastat tagasi Jelena Röörihi kaudu anti inimkonnale alla Agni jooga raamat ja seal on kõigest väga hästi kirjutatud, et väga kurb, et siiani seda kasutusele ei ole võetud. Et selles raamatus on öeldud, et kõige parem kaitse kõiksuguste viiruste ja õnnetuste vastu on inimese enda puhas, avatud, valgusrikas peoväli. Et inimene on sündinud selleks, et oma väli puhastada ja kvaliteetsemaks muuta ja siis ei puuduta teda mitte ükski viirus ega bakter. Inimene pääseb ära, isegi metsloomad ei tule kallale, seda teadsid ka vanad vaaraod, pidasid lõvisi oma koduaedades, sest neil olid nii puhtad peoväljad, et lõvi neid ei puutunud. Ja nii see ongi, et kui oleks juba 100 aastat tagasi seda arvesse võtnud, siis inimesed oleksid enda peoväljade puhastusega tegelenud, valguse juurde saamisega. Mis teeb inimese peovälja tumedaks? Kurjus, ahnus, negatiivsus. Inimene sulgeb oma väljastpoolt valgust juurde ei saa ja väli ainult halvemaks muutub. Et tuleb puhastada nii, nagu praegugi räägitakse, puhastada oma mõtteid ja hakata hoopis teist laadi mõtteid mõtlema. Ja nüüd, kui inimesed on jäänud koju olude sunnil, siis neil on võimalus enda sisse vaadata, oma mõtteid puhastada, mõelda, miks ma niisugune olen või teistsugune, sest meil on süda on meie õigluse mõõt, et me tunneme oma südames ära, mis on õige ja mis ei ole. Ja kui me selle järgi, oma südame järgi toimime, siis me peoväli hakkab kasvama. Kui me läheme enda sisse ja hakkame vaatama, püüame ühendust saada oma DNA valguse osaga, suurem osa, üle 90% inimese DNA-st on valgus DNA, sellest olen ma kirjutanud oma teises raamatus Tähed on peoväljas ja taevas. Et seal need teated anti kuskil 2000. aasta alguses Jakatsi poolt. Ja nüüd aina rohkem, aina olulisem on tegelda meil oma selle DNA valguse osaga. Teadlased on seda rämpsuks pidanud, nüüd mõned teadlased juba on avastanud, et see vist ikka ei ole rämps. Et see on hinge juurde kuuluv asi, et kui me hakkame oma 12-kihilist valgust DNA-d mööda püüdma edasi liikuda oma kõrgema minani, mis on jumalik osa meis kõigis, siis sealt tagasi tulles saame suuri muutusi teha oma elus, saame valgust tuua juurde DNA-sse. Ja mina olen välja pannud lille.ee aadressil mõned meditatsioonid, kus ma oma energia, kõrge võnkesagedusega energiaga aitan meditatsioonidel kaasa inimesi, kes soovivad seda kasutada. Mina siin täna püüdsin rääkida nendest asjadest, mis meile teada on antud universumi poolt, mille eest hoiatatakse, mis võib tulla. Ja see ei ole mitte hirmutamiseks, vaid see on mõistmiseks, arusaamiseks, et tsükkel on selline ja niisugused asjad praegu toimuvad. Mina ei räägi teadlaste seisukohalt, aga mul ei ole õigust vaikida ka sellest, mida mitmelt maalt ja mitmelt inimese kaudu mulle teada on antud.